Kümned tuhanded osalejad marsivad Iisraeli lippudega läbi Jeruusalemma vanalinna lääne müüri poole, tähistades praegu Iisraeli Jeruusalemma päeva. Täna õhtul ja homme valgustatakse maamärke. Jeruusalemma linnavalitsus korraldab avalikke etendusi ning kohal on tugev politsei kohalolek, kuna kokkupõrked on juba alanud. Paraad, millega tähistatakse Jeruusalemma ühendamise 59. aastapäeva, on muutunud üsna vastuoluliseks sündmuseks. Ja nüüd läheme otse ülekandesse meie Lähis-Ida vanemkorrespondendi Ariel Ozerani juurde, kes liitub meiega Jeruusalemmast paraadilt. Ariel, räägi meile, mida sa kohapeal näed ja koged ning mida võime järgmiste tundide jooksul oodata. Jaa, Bianca. Ma ei tea, kas sa kuuled mind. Aga ma olen siin. See sündmus, see on alanud. Lipumarss, Jeruusalemma päeva peaüritus. Marss algab siin Jeruusalemma peasünagoogis. Seejärel liigub see vanalinna ja kulmineerub Kotelis. Nüüd olen siin koos kahe noore mehega, Tobiga Baltimoorist ja sõbraga Los Angelesest. Tobi, mis sind täna siia tõi? Mis on selle Jeruusalemma päeva ja lipumarssi tähendus? Jeruusalemm on meie pärand, see on meie maa, see on meie linn. Sõltumata sellest, kus juudid maailmas ka poleks, on Jeruusalemm meie kodu. See on koht, kuhu me kõik saame tagasi tulla. See on koht, kuhu me kuulume. Ja ma arvan, et just see teebki selle nii oluliseks. Aitäh! Nüüd! Ryan, ma mõtlen. Vaadates inimesi, kes siin on, näen teamiselt rahvusreligioosseid inimesi. Inimesi, kes kannavad kippat, isegi inimesi nagu sina, kellel on Beit HaMikdashi ehk templi lipp. Miks on sellest saanud usuline või peamiselt rahvuslik usuline üritus, mitte kogu Iisraeli avalikkusele mõeldud sündmus? Suur põhjus, miks seda püha Yom Yerushalayimi tähistatakse, on see, et 6-päevases sõjas kaitsesid meie sõdurid, meie väed, meid. Iga päev vallutasid nad meie pühad paigad ja nüüd saame oma pühapaikades juudi usku järgida. Ja loomulikult on meie järgmine samm Beit HaMikdash. Sellepärast ongi meil need lipud. Sellepärast on see peamine usupüha. Olgu... Aitäh! Härra! Nii et Bianca, nagu näed, on olnud ka katseid korraldada alternatiivseid, liberaalsemaid üritusi Jeruusalemma päeva tähistamiseks. Need pole õnnestunud ja viimastel aastatel oleme näinud, et sellest on saanud peamiselt rahvuslik religioosne üritus. Aga siin on õhkkond väga elav. Paljud inimesed peaksid selles rongkäigus osalema, et tähistada Jeruusalemma ühendamise 59. aastapäeva. Kuid samuti ei ole see sündmus toimunud ilma pingete ja julgeolekupingeteta. Viimastel aastatel on alati olnud kokkupõrkeid usklike rahvuslaste ja palestiinlaste vahel. Tegelikult on paljud palestiinlastest poepidajad vanalinnas oma poed sulgenud, kartes neid kokkupõrkeid ja pingeid. Nii et ühelt poolt näeme laialdasi pidustusi. Teiselt poolt, nagu Jeruusalemma puhul ikka, kaasneb sellega alati märkimisväärne pingeline õhkkond ja kõrgendatud turvavalsus.